tere, minu nimi on Sidney ja see on 3. kord, kui ma seda videot filmin. Ma arvan, et pikema jututa, sest ma olen seda pikka juttu juba väga mitu korda rääkinud. Jah, te lugesite pealkirja õigesti. Jah, ma kolin USA-sse. Ma ütlesin seda kuidagi väga mitte elevil olles. Ma proovin uuesti. Jah, ma kolin USA-sse. 4. detsembril kolin mina 3 kuuks Ameerikasse. Kahjuks jah, ma ei koli lõplikult sinna. Mul on paar põhjust, miks ma üldse Ameerikasse kolin ja neist ma nüüd siis kohe teiega ka räägin. Kui te mind natuke aega jälginud olete, siis võib-olla te olete tähele pannud, et ma räägin väga palju sellest, kuidas ma olen hingelt ameeriklane. Ma olen nii kaua, kui ma mäletan, teadnud, et ma tahan Ameerikasse kolida. Ja üks nendest põhjustest, miks ma sinna niimoodi nüüd 3 kuuks lähen, ongi see, et ma tahan nii-öelda katsetada seda Ameerikas elamist. Kuna ma olen seal nii vähe korraga ainult olnud, siis ma ei tea, milline see elu seal tegelikult on. Ja ma tunnen, et 3 kuud on väga hea aeg minna ja õppida tundma seda riiki, seda kultuuri. Okei, ameeriklastel ei ole kultuuri, millest me räägime. Ja peale seda 3 kuud, kui ma tagasi tulen, peale seda ma usun, et ma tean, kas ma tahan kunagi lõplikult USA-sse kolida või mitte. Ja ma tunnen, et kuna ma olen veel nii noor, siis mul on aega veel katsetada. Ja kui mul on see võimalus minna 3 kuuks USA-sse, siis miks ma seda ei teeks? Mu teine põhjus, miks ma USA-sse lähen, on YouTube. Ja mitte ainult YouTube, vaid nagu kõik sotsiaalmeedia. Ma tunnen, et see toob juba minu enda kanalile hästi suure muutuse. Mu videod on alati olnud minu kodust, Soomest. Samuti ma tunnen, et see võib anda ka teile väga palju. Kui Martti Hallik käis USA-s, ma vaatasin pingsalt igata vlogi. Kui Viki käib välismaal reisil, ma vaatan väga pingsalt igata vlogi. Lihtsalt sellepärast, et nii-öelda laiendada oma maailmapilti ja näha, milline teistes riikides on. Ja juba sellepärast ma tunnen, et seda on tohutult huvitav vaadata, kuidas Ameerikas tegelikult olla on. Ja kui ma sinna lihtsalt reisile läheksin, siis ma ei saaks teile kõike näidata. Aga kuna ma olen seal 3 kuud, siis ma saan teile absoluutselt kõike näidata. Ehk siis, kui teil on midagi, ükskõik mida te USA-st näha tahate, siis andke mulle sellest all kommentaaridest teada. Sellepärast, et siis ma tean, mida te näha tahate ja mida ma teile näidata saan. Mul on hästi palju videoideid juba peas mõttes olemas. Ma tahan teile sealt nii meelelahutuslikku sisu teha, kui ka nii-öelda tõsisemaid videoid. Kuna ma lähen sinna detsembris ja detsember on selline aeg, kus kõik YouTube'i vlogerid teevad vlogmassi. Ehk siis terve detsember kuni jõuludeni iga päev, absoluutselt iga jumala päev. Nad panevad video ülesse. Ja ma tean, et see on palju lubatud minu poolt inimeselt, kes vahepeal ei saa 3 nädala jooksul ühtegi videot ülesse. Aga ma luban teile, et ma annan teile endast parima, et panna ülesse 24 videot järjest. Kui ma Eestist vlogmassi teeksin, siis jah, seda oleks ka kindlasti huvitav vaadata. Aga ma kujutan ette, et kui mina, eestlane, läheb USA-sse ja teeb sealt vlogmassi, siis see on juba nii teistsugune asi. Ma tahan teile näidata Ameerika jõule. Ma tahan teiega koos Targetisse shoppama minna. Ma tahan teiega minna koos Ameerika kaltsukatesse. Ma tahan teile üldse kõike Ameerikast näidata. Ehk siis reaalselt, kui teil on ükskõik, mida te tahate USA-st näha, siis kirjutage alla kommentaaridesse või saatke mulle DM Instagramis. Ja kuna me juba vlogmassi teemasse laskusime, siis kuna ma lähen alles 4. detsembril, siis esimesed mingi 5-6 päeva vlogmassi on tehtud Soomest ja Eestist. Lihtsalt hoiatan ette, aga ma loodan, et te toetate mu vlogmassi plaani ja ma loodan, et te usute minusse, sest et kui te minusse ei usu, siis ausalt öeldes ma ise ka ei usu. Ma ei tea, ma ei oskagi siia lõppu midagi muud öelda. Ma loodan, et te olete sama elevil USA pärast nagu mina. Ma loodan kõike, palun lõpeta see video ära lihtsalt juba. Näeme teiega juba järgmises videos. Tšau, pakka!